Kaua aega tagasi oli ühes sügavas metsas küla, kus elasid pisikesed olevused. Nad hüüdsid ennast smurfideks. Nemad olid head. Siis oli veel kurivõlur Gargamel. Tema oli halb. Ma vihkan smurfe. Ma saan su kätte. Saan teid kõiki kätte, kui see jääks ka minu viimaseks teoks. Ma saan su kätte. Ma leian teie küla üles. Te veel kahetsete. Mets on ikka samal kohal ja kui te veel kuuletate, siis võite kuulda Gargameli märatsemist. Ja kui te olete head, võite vilksemisi näha ka smurfe. Mis see küll olla võib? Ka minema! Ema! Gargamel, ma ju käskisin sul sellest jubedast kirbukotist lahti saada. Sa ju tead, et ma jälestan kasse. Aga ema, ma... Ja kuidas nende väikeste jäledate smurfidega lood on? Oled nad juba kätte saanud? No, ma... No muidugi mitte. Ilma minuta ei saa sa millegagi hakkama. Ma pean lihtsalt leidma mõne nende nõrga koha, mis sul siiani märkamata on jäänud. Vaatame siis. Smurfid ei kasuta raha. Nad jagavad kõike õiglaselt. Mõnel taolisel paharetiniirul on kindlasti väike ahnus südames. Õigus? Õigus, ema. Õnneks on mul parim smurfi püüdmisvahend olemas. Siin see ongi. Noh, Gargi, teeme nüüd nii, nagu sa väikese hillikukuna tegid. Asu nüüd smurfide poole teele lahku, et otsida neis mõnd ahnuse tahku. Nüüd hakkab nalja saama ja smurfe ka. Võra üles hiljavoodi, tekitab smurfis koogisoovi. See on kõige smurfim lõhn, mida ma kunagi nuusutanud olen. Kust see siia sai? Oh sa, see olen ju mina. Ja see on nämmu. Küll need alles teistele meeldiksid. Miks peaks seda kõike teistega jagama? Kes sina oled? Mina olen sinu tegelik minavennas. Kui sul vähegi aru peas on, hoiad need majustused endale. Aga smurfid ju jagavad alati kõike. Sellise mõtlemisega sa kaugele ei jõua. Mis saab siis, kui suur pauk tuleb? Mida sa siis sööma hakkad? Sul on õigus, hea mõte. Ma panen smurfi natuke mustadeks päevadeks. Minu oskused polegi roosti läinud. Mis see küll on? Midagi nämmad! See lõhn tuleb söödiku majast. 302, 303, 300. Küll need näevad alles maitsvad välja. Tõelsõna söödik, anna teilt meile ka! Aga palun, Jönn. Oota nüüd, võta maistust pähe. Kui neile kas või ühe annad, tahavad nad kõiki sinu maiustusi endale. Ei, oodake. Ma mõtlesin ümber. Oi, aga need lõhnavad ju nii hästi. Jaa, kas me natuke proovida ei või? No. Miks peaks neile midagi nii sama andma?
Just, miks peaks teile midagi niisama andma? Jesper, söödik on järsku täitsa ahneks läinud. Ta ei taha meile midagi niisama anda, aga meil pole ju midagi vastu anda. See pole kaugeltki mitte tõsi. Näe, söödik, ma annan sulle ühe selle maiustuse eest terve potitäie smurfikaid. Naeruväärt. Küsi midagi väärtuslikumat, näiteks tema pilli. Aga kas sa oma pilli annaksid mulle? Oma pilli? Aga minu pill on ju minu oma. Ilma pillita jääb kaup katki. Olgu. Säh, võta. Üks mulle ja üks sulle. Mjämma! Nägid, kui lihtsalt see käib? Jaa, nagu käki tegu. Kuule aga minu nõu ja sa saad rikkaks. Sa näeb just siin ma tahtsingi näha. Mul oleks vajuks katusauk ära parandada ja... Vabandust, papa Smurf, aga ma müün kõik oma tööriistad söödikule 2 kuldse maiustuse eest. Kuldse maiustuse? Ma pean selgusele jõudma, mis siin toimub. Järgmine. Teile söödik. Ja hüvasti, vana sõber. On lahkumine nii magusa palu. Aga see siin on märksa magusam. Kes see on? Tarkur, kus su prillid on? Vabandust, papa Smurf. Ma müüsin oma prillid just söödikule ära. Ühe selle vastu. Terekest, papa Smurf. Mis smurfid? Söödik, ma olen pisut mures. Kõige nende maiustuste pärast. Teaksin vist ühte proovime, et veenduda, kas kõik on ikka korras. Ära selle õnge küll mine. Küsi temalt kogu tema vara. Vabanda, papa Smurf, aga selle eest peab maksma. Maksma? Jesper, nüüd on papa Smurf minu peale pahane. Ja mis siis? Ma aristan kogu see küla sinu oma ja temagi kuuletab sulle. Smurfid, on aeg meie kuldsed maiustused alla neelata. Jesper, küll see sai alles kähku otsa. Mida me siis nüüd teeme? Mina ei saa midagi teha, kõik mu tööriistad on söödiku käes. Ja kõik minu üllatused. Ja kõik minu kangid. Ja mu ainumas hernehirmutis. Mulle tuli mõte. Lähme ja ütleme söödikule, et meil on oma asju tagasi vaja. Küll ta meid mõistab. Näed siis, söödik, vana semu, et meil on üks suur probleem. Kui sa meile just meie asju tagasi ei anna. Jesper, Smurfid, kui te just niimoodi ütlete. Läbi kaup on juba tehtud. Vabandage, Smurfid, aga kaup on juba tehtud. Ma vihkan kaupu. Küllap siis kõik need asjad on sinu jaoks meist tähtsamad. Just nimelt, me pidasime sind sõbraks. Läki Smurfid. Jessake. Ei ole sul neid vaja. Nad on üks kariluusarid. Sul on kõik, mida elul pakkuda on. Naudi seda. Eks ma üritan. Võib-olla ehitaks midagi osavnäpu tööriistadega. Nüüd oled küll üks kännukuningas, mis? Äkki saan ma Jönni kangide abil tugevamaks. Lükkaga kõrgemale. Nii. Need, kui lihtsalt see käis. Mis sa üritad mind ära tappa või? Vabandust. Küll ma alles igatsen nende järele. Ma igatsen isegi porise ja porisemist. Ma arvasin, et nende Smurfi peal on sinu käes. Ongi. See on männikäbi. Vaata, nendel pole palju asju vaja, et tore oleks. Ja Smurf võtku, minul ka mitte. Kuulge, Smurfid, võtke oma asjad tagasi. Oled segi või Smurf? Enam mitte.
aga kõik need on tervet varandust väärt. Minu sõbrad on minu varandus. Kao nüüd minema. Kuule, jäta järele. Söödik, mis lahti? Mis sa veid siin? Papa Smurf, sa vist ei usu seda, aga siin on üks punane smurfike, kes pidevalt käsib mul väga ahne olla. See kõik algas siis, kui ma selle imeliku puu leidsin ja esimese maiustuse sõin. Siin on Gargameli käsi mängus, aga ma usun, et saan sellest näidusest jagu, kui edaspidigi lahke oled. No mida te ootate, smurfid? Tulge oma asjade järele. Aitäh, söödik! Kogu see lahkus mõjub mulle väga halvasti. Oi, söödik, me armastame sind väga. See olid maailma rikkaim smurf, ja sa keerasid kõik metsa. Täielikult. Hurraa! Smurf võidab kõik halva. Söödik pole enam ahne. Ja nüüd peaksime Gargamelile tema helde kingi eest tasuma. Tee nüüd vähe rõõmsam nägu pähe, Gargi. Minu maagiline ahnuse seeme saab nendest vastikutest smurfidest lõplikult jagu. Tõesti? Nüüd on nad kindlasti iseenda ahnuse tõttu üksteise kõride kallal. Sa oled geenius, ema. Tean. Rahapuu! Aga kuidas see siia sai? Pane ruttu uks kinni. Oota, näed, kõikidel müntidel on minu pilt peal. Jäta järele. Tule jalamaid sisse. Ja see imeline lõhn. Jaa, imeline. See on minu. Ei, hoopis minu. Minu oma. Las neil olla oma raha. Mina olen ikkagi maailma rikkaim smurf. Rahu. Oota. Lõpeta. Kui ma saaks ainult oma halge juure kätte.